mõned aastad tagasi, paarkümmend aastat tagasi sai õppima mindud massaaži oma sõbraga ja hiljem lisandus ka teisi massööre. Ja tuli mõte, et tuleks kuidagi organiseerida, sai loodud massööride klubi ja pärast hiljem tuli meile ka ühingu mõte, et tuleks mingi ühing teha, selline vähe juriidilisem organisatsioon. Kui ühing oli loodud, siis siin ma arvan, 15 aastat tagasi tuli niisugune mõte, et ühing on, et nüüd tuleks hakata ka koolitusega tegelema. Ja aastal 2007 me saimegi koolitusloa ja hakkasime ise massööre välja koolitama. Niimoodi meie ühing on kasvanud, meil on juba 87 liiget ühingus ja 5 õpilast veel lisandub meile. Mõtlesime, et ei aita midagi, et tuleb ennast laiendada ja hakata rohkem tegutsema. Ja nii me kolisimegi siia Tondimajja, kus meil on nüüd koolitus- ja töökeskus ühes koos ja me saame kõik ennasti siin hakkama. Tõesti mõnus õhkkond, nii et soovitan kõigil siia tulla. Vaadake ka meie kodulehte, see on www.pimemassoorid.ee. Kui te tulete meile massaaži siia, siis te kindlasti saate endal abi ja ka te toetate neid pimedaid inimesi tööhõives, sest pimedal endale sellist sobivat tööd leida on väga raske. See on temale selles mõttes ka tähtis, et ta ei ole mitte abisaja rollis, vaid ise ka aitab ja saab endale tegevust ja ka ta tunneb, et ta on ühiskonnas vajalik. Ma olen sündinud nägijana. Elu jooksul geneetilise haiguse tagajärjel nägemise kaotanud. Seega ma tean, millest ma olen ilma jäänud. Kui mu 4 last sai täiskasvanuks, sain ma aru, et niimoodi koju edasi istuma jääda enam ei saa. Ja ma tulin massaažikursustele. Kursuste lõpetamisest on möödunud 4 aastat. 4 aasta jooksul olen ma ennast pidevalt erialaliselt täiendanud. Minust tuleb teistele vaegnägijatele massaažiõpetaja, sest ma tean, kuidas läheneda, kuidas õpetada kõige paremini omasugustele massaaži. Massaažikeskus on väga hea hüppelaud ka teistele, kes siin kursused lõpetavad. Ma olen väga rahul ja õnnelik, et ma saan teha seda tööd ja et ma saan aidata inimesi, kes minu poole abi palvega pöörduvad. See on hea tunne, kui sa tead, et sa saad kedagi aidata.